Nii, tere päevast! Jätkan oma pikka mõtiskluse seriaali 4 iidoli kohta. Teate siis võim, raha, naudingud ja au. Aual oli mõeldud tunnustust. Ja igal ühel oli siis teatavasti üks iidol, mis on mida on suurem tarve kummardada kui teisi. Ja mul tuli meelde üks elust näide, mitte enda kohta, vaid teise inimese kohta, et aastaid tagasi, kui ma seal elasin Barcelonas, siis ühel päeval, kui ma pärast töövahetust puhkasin, helises mul telefon ja ma olin kuskile vist kuulutuse jätnud 100 aastat tagasi, mille ma olin vist ära unustanud. Helisid ühest põhimõtteliselt kultuuri või rahvamajast, kuhu oli vaja juhendama ühte inglise keele gruppi kord nädalas. Maksi selle 100 eurot kuus, et selline väga tühine summa, aga ma otsustasin minna ja ma ei kahetsenud seda, ma tutvusin väga huvitavate inimestega ja üks õpilastest või sellistest osalejatest oli üks ärimees, edukas ärimees, kes rääkis mulle siis oma loo. Muidugi mitte kohe, aga see oli pikka aega, kui olin juba töötanud, see rääkis selle loo. Ja muidugi peab arvestama sellega, et Lõuna-Euroopas inimesed tahavad alati oma elulugu kõigile rääkida, nii et see ei ole nagu Eestis, kus seda ei tehta. Et jah, et ma mäletan, kui ma Barcelona lennujaamas töötasin, siis kes oli seal passikontrollis ja kõige suurem ülemus, tuli ka ja rääkis mulle oma eluloo, nii et ma olen ma olen Tallinna lennujaamas, mõtlen, kunagi ei tule keegi tähtis asjamees mulle oma elulugu rääkima, aga Barcelona lennujaamas tuli. Ja siis tema lugu oli väga lihtne. Ta oli ühes firmas müügidirektor ja mingitel põhjustel otsustas firma omanik, kelle juures oli töötanud aastakümneid ja keda pidas peresõbraks lausa juba, kes oligi, peredega käisid läbi ja niimoodi, otsustas ta vallandada, ametikoha koondada, kuidas seda viisakamalt nimetama peab, aga vallandada. Ja miks seda tegi, see oli tegelikult päris arusaamatu. Aga ta tegi seda ja arusaamatu oli sellepärast, et kõik kliendid suhtlevad müügidirektoriga, mitte firma omanik. Ja see oli minu õpilase jaoks oli suur hoop, sest ta tahtis olla elu lõpuni palgatööline. See näha, et tema iidol on see tunnustus suurem kui raha. Aga tal ei jää midagi muud üle, sest tal ei ole enam töökohta ja siis ta tegi oma firma. Muidugi kõik kliendid tulid tema juurde, sest ta temaga juba väga pikki aastaid asju ajanud ja sai palju edukamaks, palju rikkamaks, kui ta oli olnud palgatöölisena. Aga kui ta seda oma lugu rääkis, siis tema näos oli nagu ehtne valu, ehtne piin. See ei olnud rõõmus lugu, et tal on mitu korda palju rohkem raha kui varem, eks ju. Kõik on ju väga tore, eks ju, lust ja lillepidu. Aga tema näos oli suur valu. Sest ütleme, sõbra kaotus ja see tunnustuse kaotus ja saate, kui sa oled nagu firma omanik, eks ju ise, siis sa pead ennast ise tunnustama kuidagi. Tubli töö. Ja see oli väga, väga raske hoop. Ja siis ma otsustasin ka teda aidata, tal oli see, et ta oli tegelikult väga tark mees, sest sa ei saa olla loll, kui sa teed eduka firma ja ma olid ka müügidirektorina väga, kui ta enne oli palgatööline ka väga edukas. Sellepärast, et kliendid tema juurde jäidki. Aga tal oli see asi, et ta oskas väga hästi inglise keel, korralikult soravalt rääkis. Aga tal tekkis see, kuidas öelda, ütleme, mingitel muudel põhjustel aegalt ei saanud rääkida, mingi vaimne tõkke, eks ju. Ja siis ma mõtlesingi välja, et ma võtan tal selle vaimse tõkke ära ja kõige lihtsam viis selleks on inimest natuke joota. Ja siis ma hakkasin grupiga korraldama, ütlesin grupile, et ma leidsin ühe koha, kus korraldatakse veini degusteerimisüritusi ja me hakkasime grupiga seal käima nendel üritustel kõik koos. Ja muidugi, minu tingimus oli see, et me räägime inglise keeles, jah. Aga joome kõvasti, jah. Mitte kõvasti, aga natuke. Ja siis tänu nendele üritustele ma saingi ta rääkima, nii et kui ta oli alati käinud oma äriasju ajamas, tähtsad äriasju tõlgiga,
siis ta ükskord tuli mu juurde, ta oli nagu pisarateni liigutatud, ütles, et esimest korda elus ma käisin ilma tõlgita ja kõik toimis. Aga jah, tema probleem oli jah see, et teda ei huvitanud nagu niivõrd raha, vaid teda huvitas just see tunnustus, see neljas iidol ja selle firma müügidirektorina talle see tunnustus oli. Kuni hetkeni, mida see täielikult ära võeti. Kui see võetakse täielikult ära, siis ongi kaks võimalust, et sa nagu hukkud, masendud, eks ju, see negatiivne võimalus. Või siis lood oma süsteemi. Aga oma süsteemis, kes sind tunnustab, jah, see on see küsimus. Ja muidugi hakkama saamise strateegiad ka, et sa lihtsalt ei keeldud masendamast või keeldud nagu ennast halvasti tundmast. Aga jah, see mul on meeles, et kuidas oma elulugu mulle rääkis, et tal oli ka väga suur valu ja selline halvad asjad olid tal nagu näkku nagu kirjutatud sel hetkel. Jah, et mõelda, et võib-olla inimese jaoks, kelle jaoks see raha on nagu suurem ja võim võib-olla ka, jah. Raha ja võim on suuremad iidolid kui see au ja tunnustus, eks ju. Et selle inimese jaoks, vau, et mul on oma firma, ma olen mitu korda rikkam ja ma olen väga edukas ja kui tore, eks ju, et raha on nagu raba, aga tema jaoks ei olnud see, tema jaoks oli väärtuslikum see, et ta oli seal firmas. Ja kuigi ta tegelikult ratsionaalselt, ma arvan, ta sai aru, et ta on parema koha peal, et ta on nüüd kõik palju paremini, eks ju. Et ta on nüüd palju rikkam ja nii edasi. Aga kuskil jah, sellel, mis on määratud inimesel, keda ta kummardama peab, et sellel tasandil, sellel sisemisel tasandil jah, oli ta kurb. Ja selline huvitav tegelane. Nii et kuni järgmise mõtiskluseni.